Mis on konflikti tagajärg? Ma tahaksin nii väga, et inimesed mõtleksid selle peale siiralt. Konflikti tagajärg, kui on väga halvasti peetud konflikt, siis on alati võitja ja kaotaja. Ja kui inimene kaotab korduvalt ja korduvalt ja korduvalt, siis ühel hetkel see inimene kukub auku. Me vajame inimestena eduelamust. Me vajame inimestena seda, et me kuulume kuskile. Me vajame seda, et inimesed näeksid meid, tunnustaksid meid. Aga kui me satume konflikti ja me kaotame ja kaotame ja kaotame, siis ühel hetkel me istume sügaval augus, katkise minapildiga. Ja see on hind, mida me konfliktide, ebapädevate konfliktide eest maksame. Nii et kui meil on kodus konfliktid laste vahel, konfliktid ema sees, konfliktid laste sees, konfliktid isa ootuste tõttu, konfliktid isa ja laste vahel, siis pange nüüd tähele, kes pidevalt kaotab. Avastage, et suht suure tõenäosusega on alati üks võitja ja suht suure tõenäosusega on alati peres keegi, kes pidevalt kaotab. Ja nüüd tasub küsida endalt üks selline küsimus, et oota, et kas meil on siis selline pere, millest osad inimesed väljuvad katkistena. Ja kui sa ütled, oot, ei, sellist pere mina küll ei ole tahtnud, et inimesed väljuksid katkistena. Ma tahaksin ikkagi, et iga konflikt oleks selline koht, kus me kõik areneme ja kus me hoopis tõuseme. Iga konflikt võib olla selline koht, kus me saame hoopis lähedasemaks. Ma tahan hoopis selliseid konflikte pidada. Ma ei taha pidada selliseid konflikte, kus keegi saab ääretult haiget ja krooniliselt saab haiget. Ja kui sa tunned, et sa tahaksid õppida häid konflikti lahendusi, mis töötavad peredes, siis mine võta teadlikumema.ee, võta kursused, võta konfliktide lahendamise meistriklassi kursus ja kuula see kursus järgi. Peale pileti ostmist hopsti on link sul kenasti emaili peal. Ja mina soovin sulle siitpoolt head kuulamist.